Et täna me siis natuke mõtlesime, et sinuga, Kristiina, räägime tantrafestivalist, et varsti on tulemas uus festival, 5. festival, väike juubel. Seekord natuke hiljem, 17–20 juuli. Ja. Aga ikkagi Laitse graniitvillas, seal mõnusas kohas. Ja me just siin omavahel oleme rääkinud, et meie oleme seda festivali teinud 5 aastat ja oleme ise käinud tantrafestivalidel, ma ei tea, üle 10 aasta. Ja siis ikkagi on nagu inimesi, kes küsivad meilt erinevaid küsimusi, mis meile tunduvad nii iseenesestmõistetavad. Et kui käiks läbi mingisugused nagu põhiteemad ja räägiks ka sellest, et miks see festival meid ennast vaimustab. Ja võib-olla miks Eesti tantrafestival erineb ka teistest festivalidest, et nii nagu sa ütlesid, et me oleme käinud paljudel erinevatel festivalidel ja kogenud. Ja mitte ainult Eestis on ju, et ka miks tantrafestival on eriline võrreldes välisriikide festivalidega, sest tegelikult meil on väga palju tulnud just välismaalaste käest tagasisidet, et mis teil seal toimub, et me oleme kuulnud, et on äge. On ju. Ja just, et miks siis nii on, aga mis on võib-olla siis, kui me lähemegi sellesse ülesehitusse, programmi ülesehitusse, et mis meil on siis teistmoodi, kui me vaatame neid teisi festivale? No meie mõte on olnud see, et kui sa tuled festivalile, siis sa saad lõdvestuda ja oma meele ka lõdvaks lasta just sellega, et me ei paku sellist tohutut virvarri erinevaid õpetajaid ja töötubasid. Ehk et pigem sul ongi enamasti 3 töötuba korraga valida. Paralleelselt. Ja töötubasid on siis, nagu kõik läheb struktureeritult, et sööme koos hommikusööki, teeme väikse tantrahommiku, siis tulevad hommikutöötoad, siis me sööme lõunad koos, kõik koos, toit on hinna sees, et me saaksime koos süüa. Ja siis tulevad pärastlõunased töötoad. Et kõik koos on kogu aeg töötoas, et ei ole nii, et keegi on väljas ja keegi on nagu sees, et alati need lõunad ja hommikusöögid on koos. Ja see väga olulise, Kristiina, väga olulise asja mainid ära, et me sööme koos. Et mina olen käinud festivalidel, kus ei ole sellist ühtset koos söömise tunnet. Et kui me mõtleme elus, et mis see meid siis liidab, et näiteks kui me mõtleme, et mis meid perekonnaga liidab, et kui meil on kodus teismelised lapsed, et kuidas siis see pere kokku saada, siis tegelikult on ju see söömine ja ma saan ka söögi kaudu jagada armastust, et ma just rääkisin siin ühe paariga, kes pakuvad toitlustust, et see ei ole lihtsalt nagu toitlustuse pakkumine või see ei ole ka lihtsalt nagu söömine, vaid ühiselt söödud sama toit liidab meid ühiselt energeetiliselt, et läbi ühise söömise me tegelikult saame kogeda ka ühtsuse tunnet nende teiste inimestega, kes festivalile tulevad. Ja meil on see ka, et kuna toit on hinnas, siis sa saad ka nagu lõdvestada selle poole, et mida me täna sööme, kuhu ma nüüd järjekorda lähen seisma täna, kas võtame sealt ma ei tea, falafeleid või ma ei tea, paellat kuskilt on ju, et toit on meie poolt, meie oleme mõelnud, mis menüü on ja sina võid lihtsalt lõõgastuda, võtta oma toit, istuda kellegiga sinna muru peale, vestelda. Unustada see argipäev. Just, et mõte on see, et sa oled kogu aeg hoitud. See on kindlasti üks pool, miks me tantrafestivalile oleme jätnud selle ühise toitlustuse, et korraldajana, ütleme, oleks väga mugav see pileti hind natuke allapoole lasta ja kutsuda sinna platsile neid toitlustajaid, et see oleks väga mugav, aga meie jaoks nagu kontseptsioon on oluline. Absoluutselt ja mulle väga meeldib ka, ma tooksin siinkohal ka selle välja, et kui me korraldame festivali, siis me soovime oma festivaliga pakkuda võimalikult väikest jalajälge, et see jalajälg, et see oleks võimalikult väike, mida me tarbime või mida me loome või teeme, et me teeme võimalikult loodussäästlikult seda. Ja meil on imeline koostöö Juuskasutuskeskusega, kus me rendime kõik need nõud, lusikad, tassid
et me sööme päris taldrikutelt. Ja mitte papptaldrikutelt. Mis on ka tegelikult ju jube mõnus. Et me saame neid asju kasutada uuesti, mis võib-olla keegi on kuhugi ära viinud ja tunneb, et ei ole enam kasulik ja me viime need tagasi ja keegi teine festival saab neid kasutada, et me ei tooda lihtsalt prügi, et mulle meeldib selle toitlustuse juures ka see väikene oluline faktor. Ja isegi meil on nüüd festivali kohvik ja kohvikusse peab ka minema oma tassiga ja kui sul tassi pole, siis Uuskasutuskeskus müüb sulle seal sellise väikse hinnaga oma isikliku kohvitassi. Ehk et kõik on selline mõnes mõttes ju kodune, et kodus sa ka ei söö papptaldriku pealt. Ja toit maitseb teistmoodi, kui sa ikka päris nõudelt sööd. Et sellised väiksed detailid on meie jaoks olulised, et me mõtleme nende peale ja see moodustabki selle ühtse terviku siis. Nii, nüüd me toitlustuseni jõudsime, et aga mis sina tood välja, et mis see meie selline veel on midagi sellist omanäolist? Ja, et kui sa rääkisid nendest ühistest, kogu festivali rahvas koguneb ühiselt tantra hommikutele ja toitlustusele ja valivad siis ka erinevaid töötubasi, siis me vaikselt liigume sinna õhtupoole, kus meil ongi siis selline, me oleme ka sinna väga palju panustanud, et kui need päevased töötoad saavad läbi, siis algab õhtuprogramm ja tegelikult paljud osalejad on öelnud, et see on kirss tordil. Et meie õhtune programm on väga mitmekülgne, et kui tihtilugu see lõpeb ära mõne kontserdiga või mõne helirännakuga. Või ekstaatilise tantsuga lihtsalt. Siis meil alles sellega algab festivali õhtune programm, et kui sa oled ennast tantsus mõnusalt soojaks kütnud, keha üles kütnud või puudutanud oma hinge ilusate helidega, siis alati on meil festivalil ka sellised erinevad rollimängud või läbi erinevate kostüümide sa saad kehastuda erinevateks, ma ei tea, inimesteks või olenditeks või kogeda ennast täiesti erinevast küljest, mida sa võib-olla tavaelus absoluutselt ei ole võimalik teha ja teinekord see tundub ka natukene imelik või selle ümber on ka tabusi. Et kui me räägime tantrast, siis tantra on ju elu jaatamine, et ei ole head või ei ole halba, või kõik on nagu suhtumises kinni. Et me tahame siis festivali osalejatele anda ka võimaluse kogeda võib-olla ennast sellises rollis, mis sa võib-olla isegi võib häbi tunda või et kas on õige, aga samas sa oled alati nagu igatsenud või ihalenud seda rolli endas kogeda. Ja kui sa saad seda kogeda ja saad võib-olla nende ebameeldivate või tunnetega ühendus, siis sa vaatad, et vau, et see ei olegi, ma ei tunnegi häbi, vaid teisest küljest on väga väestav kogemus. Sa tegid selle nüüd nii põnevaks, et mul on selline tunne, et me peaksime lahti rääkima, et mis me siis sellel aastal pakume. Absoluutselt. Avame natukene seda saladuse loori. Et ühesõnaga, reede ja laupäeva õhtul on siis erinevad sellised stiilid, ehk et sa reede õhtul satud ühte maailma, koged ennast ühtepidi ja laupäeva õhtul siis on täiesti teistsugune õhtu. Et reedel on meil selline hästi hingestatud õhtu, kus me teeme siis Shiva Shakti rituaali ja õhtu siis ongi kantud sellisest ülendatud iseenda sellise jumaliku olemusega kokkusaamise kohast ja sa ei pea kuidagi väga sellepärast muretsema, et tegelikult me ise aitame sul jõuda sinna, et meie poolt tulevadki siis sellised rituaalsed tseremooniad ja ehk meie ülesanne on sind viia sinna. Sina lihtsalt tuled kohale, me anname väikse dress code'i ette ja samas võib-olla sa natuke tood selgust ka sinna, et aga miks see üldse on oluline sellisesse rituaalsesse kohta oma elus jõuda, et kas see on lihtsalt niisugune mäng, et nüüd me mängime, et me oleme kuidagi teistsugused ja jumalikud ja paneme tiivad selga või mida see tegelikult tähendab? Ja see on väga hea point, ma just tahtsin ka võib-olla ka natuke seda avada, et miks me peame üldse tundma või kogema neid olukordi selles rollis, et
et püha mehelikkus ja püha naiselikkus, et kui tihti me üldse argipäevas mõtleme või meil on aega selle üle mõelda, aga et mõista, et tegelikult, et see elu on püha ja need energiad või need ka mina ise olen püha, et vahepeal on meil vaja olla sellistes ruumides või sellistes keskkondades, kus ongi see nii võimsalt võimendatud ja sa saad päriselt kogeda seda, et elus on midagi rohkemat kui lihtsalt, ma ei tea, koristamine või tööl käimine või söögi tegemine. Et sa hakkad mõtlema, et mis selle elu mõte üldse on või miks ma olen siia ellu tulnud või ja kuidas ma saan oma lähedasi või seda ühiskonda või seda kogukonda, kellega ma suhtlen, kuidas ka mina saan anda oma panuse läbi ilu ja läbi headuse sinna. Et minu arust sellised rituaalid ja selline pühaduses olemine toob sind ühendusse nende kõrgemate energiatega, mida sa argipäevas on väga keeruline tegelikult kogeda. Ja siis on, minu jaoks on see ka, et kui me ei vii ennast aeg-ajalt ühendusse sellise nagu kõrgema osaga iseendast või oma vaimuga võib-olla siis või hingega või kuidas seda nimetada, siis me hakkame ka sellesse nagu kannatusse ära kukkuma, et ma ei tea, mingi ohvritundesse või sellisesse rutiini, kus võib-olla elu tundubki nagu natuke, ikka on selliseid väljakutsuvamaid kohti ka, aga võib-olla see tantrafestivali õhtu võib sind õpetada jõuda sellisesse kohta, et sul on väljakutse ja sa oskad tõsta ennast sealt nagu kõrgemasse energiasse ja näha võib-olla mingit suuremat pilti seal. Et need õhtud ei ole ka lihtsalt, need on nagu lõbusad ja hingestatud ja lõdvestavad, aga seal kõigel on natuke suurem eesmärk ka. See ei ole lihtsalt niisugune nalja tegemine, eks? Või niisugune esoteeriline trippimine, et see kindlasti meie mõte on jõuda ikkagi niisuguse südametasandile ja kõrgemale ja anda seda kogemust, mis siis oleks, kui me suudaksime rohkem selles tasandis elada. Ja siinkohal on võib-olla hea üldse välja tuua meie missiooni, et tegelikult me soovimegi inimesi liita kõrges sageduses. Ja kui me teeme neid asju ühiselt koos, nii nagu me sööme koos, siis tegelikult see liidab ja sa ühel hetkel sa näedki seda jumalikku selles teises naises või selles teises mehes, et meil on vaja seda lihtsalt kogeda sellises loodud ruumis, ja seda hiljem võtta ka endaga kaasa sealt välja. See, mis sa välja tood, et kaasa võtta, et meie eesmärk kindlasti festivalil ei ole see, et me nii-öelda mängimegi mingit esoteerikat. Et tegelikult kõike seda me tahame, et me ise õpiksime tooma argipäeva ja tahame ka õpetada või näidata, et see on võimalik. See on võimalik, see ilus ühenduse tunne, seda on võimalik luua ka pärast, et see festival ei ole lihtsalt selline pidu, kus sa käid ja tõstad ja siis sa lähed oma ellu tagasi ja siis kuidagi kõik on hoopis teistmoodi. Et mingis mõttes, kui me saame uusi teadmisi, siis meil on ka antud see kohustus nii-öelda vähemalt üks asi sealt kaasa võtta, et kuidas hoida ennast tasakaalus või kuidas olla parem inimene oma kallimatele ja kogukonnale. Ja iseendale. Ja iseendale ka, absoluutselt, et tegelikult kõik algab iseendast. Aga kui me rääkisime, et meil reedel on selline armastusest kantud rituaalne energia, mis mängibki siis selle püha mees ja naise energiaga, siis laupäeval me keerame nagu 360 kraadi ja teeme täiesti midagi muud, et laupäeva õhtu on siis pühendatud rollidele meie elus, erinevatele rollidele. Just me soovitame võtta selline roll, mida sa oled võib-olla kõige rohkem kartnud või ka ihalenud ja ole kunagi saanud elus kogeda. Et me ei anna kindlat teemat, et ma ei tea, ole nüüd see guru või ole seal keegi õpetaja, aga just, et see rollimängud, et sa võid olla kes iganes sellel hetkel tahad olla ja tunned, et tahad seda rolli kogeda. Ja see mõte ongi, et valida roll, mis meid lõpuks vabastab. Ehk et kui me vaatame otsa oma kõige suurematele hirmudele, aga ka kõige suurematele ihadele, just see, et ma ei luba endale seda, et mida ma siis ei luba endale, mis asi siis on nii suur, et ma ei luba endale seda kogeda. Et võib-olla sa oled just selline hästi väljapoole elav inimene, kes julgeb ennast eksponeerida ja siis sa võtad nunna rolli. See on samamoodi, see
meie mõte ei ole anda ette stampi, et tuleme kõik sinna kohale võib-olla mingi üliseksikas ja napis riides, et ei, üldse mitte. See on võib-olla olnud kui su tavaline roll elus, eks? Jah, või siis see, et see on mingi tantrafestivali roll, et ma nüüd ma pean olema seksikas, et see kuulub sellega kokku. Just, et pigem igaüks peab siis endasse vaatama, et kui sa selle rolli võtad, siis sa tunned, kuidas su sees käib siuke väike nüüd ma lähen küll üle oma piiri. Ja see piir ei ole see, et ma pean ennast eksponeerima kuidagi paljalt. Vastupidi, see võib ka olla see, et tõesti, et võib-olla sa tõmbad hoopis tagasi kuskilt kohast, on ju. Et just pigem jah, midagi sellist, mida sa varem ei ole kogenud. Et täiesti lased oma fantaasia lennata. Aga nüüd küsimus sulle. Ma ei ütle, et sa pead paljastama selle, kuidas sa sinna tuled, aga kui sa esimese asjana mõtled, siis mis on sinu jaoks näiteks see roll? Mida sa ei luba endal? Ma arvan, et kusjuures meil oli just paaride koolitus ja me rääkisime samamoodi sellistest kvaliteetidest nagu armukadedus, iha, häbitunne, et mingis mõttes sellest räägitakse, aga et näiteks kui ma olen paari suhtes, et ma ei või tunda iha, et kas see on üldse lubatud ja kui me sellest rääkisime, ma sain aru, et kui me neid asju nii avalikult räägime, et siis me normaliseerime kõik need soovid või tunded, nii nagu me normaliseerime läheduse tunde või kaastunde või armastuse tunde. Et ma arvan, et ma tahaksin kogeda midagi sellist nagu väga nagu sügavat, mida ma ise endale ei ole kunagi lubanud, aga ma ei tea veel täpselt, mis see on, et ma nii täpselt ei ole sellesse mõelnud, aga midagi jah, sellist, mida ma endale ei ole nagu lubanud tunda või tunnistada ja mida ka ühiskond võib-olla ei tolereeri. Et mina võtan seda kui väga head võimalust, et kogeda seda Eesti Tantrafestivalil. Ja see on selles mõttes ju põnev, et võib-olla see tundub, et aga kuidas ma siis saan seda etendada, aga ma olen ise teinud selliseid praktikaid nagu varjuteater, kus ongi sellist rolli võtmist ja see on täitsa müstika, et kui sa paned selga mingi teatud riietusse, mis sinu jaoks sümboliseerib seda kohta, siis see hästi kiiresti hakkab sust nagu välja ise tulema. Ja loomulikult meie loome siis ruumi ja võimalused seda rolli siis nii-öelda läbi mängida. Ma tooksin siia väga olulise komponendi, kui me räägime rollidest, siis tegelikult rolliga käib alati kaasas mäng. Et kui me vaatame lapsi, et lapsed mängivad arsti, on ju, siis nad teavad, et nad ei ole arstid, aga nad on kõik niimoodi omavahel kokku leppinud, et me nüüd oleme arstid või patsiendid ja uurime üksteist. Et ma soovitaksingi läheneda sellele rolli õhtule nii, et see on mäng. Ja kui mängus on reeglid kokku lepitud, siis me saamegi katsetada ja kogeda ja proovida, et see ei ole minu elu, et lihtsalt, et me läbi mängu lähemegi sellesse ja saame ühenduda selle salapärase rolliga, keda iganes sa endale võtad. Ja, praegu tuli meelde, et tegelikult eelmisel festivalil, kuna meile Bellaga meeldib mängida ka siis, kui selleks pole nii-öelda öeldud, et nüüd hakkame mängima. Spontaanselt me eelmisel aastal võtsime sellise naiivse tütarlaste rolli vahepeal. Kes esimest korda sattusid Tantrafestivalile. Et me lihtsalt spontaanselt tekkis siuke ja see oli nagu nii lõbus ja naljakas, et mida see mängimine annab, et üks asi on, sa saad selle rolli kätte, aga mäng annab selle, et elu pole nii tõsine, nagu me seda teeme, ja see rollist välja tuleks, sest kui sa lähed teise rolli, sa tuled välja oma kõikidest rollidest ja sellest, keda sa arvad, et sa oled, et see on väga sügav tantristlik teema, et kuidas me lõhustame ära need piirid ja saame aru, et me oleme palju rohkem, kui me arvame ja nii-öelda me oleme endast loonud mingi kuvandi ja kui vabastav see on, kui me oleme saame olla nagu kõik need võimalused, mida elu meile pakub või keda me tahame kehastuda. See on jällegi, see on palju sügavam kui lihtsalt, aga samas mõnikord ei pea seda sügavust otsima, mõnikord võib lihtsalt mängida. Jaa, aga ütle mulle, Kristiina, kui me mängisime seda mängu sinuga, mis tunded pärast seda sind valdasid, mäletad sa? Muidugi ma mäletan, ma arvan, et see spontaanne selline väikene krutski seal oli üks meeldejäävamaid kohti sellel festivalil. Nii huvitav, kuidas nii süke pisike asi võib olla see kirss on
ja ma mäletan just sellist nagu vabanemise tunnet ja sellist avardumise tunnet, et esiteks sa oled naernud iseenda üle ja lubanud ennast minna niisugusesse kohta, kus ma ei mängi väga naiivselt, tegelikult ausalt, see on ilmselt üks roll, mida ma ei luba endale eriti. Sa said ära katsetada just, täpselt. Ja nii lõbus oli, niisugune soe ja tore ja siis kuna teised ei olnud rollimängus, siis ja nad ei teadnud, suhtlesime teiste inimestega, siis nende üllatust nähes, et järsku 2 korraldajat on selliseks naiivitariks kehastunud, aga kõik tulid kaasa ja see oli nii, sest Tantra festivalil on üks märksõna on tegelikult sõbralikkus. Ehk et sa ei pea kartma, et ma tahan proovida ma ei tea, mingit teistsugust rolli, et kuidas see nagu vastu võetakse, et ma ei tea, mina väga hindan seda meie festivali just sellepärast, et me tuleme kokku sinna, me ei müü ühepäevapileteid, ehk et kui inimesed tulevad kohale, siis nad on pikalt seal, et meil jõuab see turvaline keskkond tekkida ja siis on see sõbralikkus ja avatus ja see avatus on väga hea, see on väga hea tunne, sest ma olen ka kogenud, et tõesti see festival aitab inimestel avaneda igas mõttes, kas töötubades, töötuba välistes aegades, olemistes või siis täiesti õhtu mingites showdes või tantsudes või kus iganes, et see... Ja siis tekibki, minu jaoks on üks oluline asi, et kui me oleme kaitses, siis me oleme eraldunud ja meil puudub tegelikult nagu usaldus elu vastu ja usaldus selle vastu, et maailm võib olla turvaline ja sõbralik ja mina võin olla ja elada nii, nagu ma tahan. Just. Et see on see festivali, festivali kvaliteet on nagu anda, luua seda kohta. See on hästi oluline ja et see on igal juhul väga vabastav ja oma väesse toov kogeda neid erinevaid rolle, aga kui me need ja üks asi veel tõesti, mis sa korra Kristiina ka mainisid, on see, et kuna me festival on kaamera ja fotovaba, videovaba, siis meil on olemas oma fotograaf, väga mõnus fotograaf, kes on meil aastaid juba olnud. Olavi Sõna, me võime siin tema nime ka välja tuua. Ja Olavi teebki nendel 2 õhtul, kui meil on need kostüümipeod nii-öelda fotostuudio, fotoseina, kus sa võid siis kas üksinda või oma sõprade, uute vanade sõpradega minna seda jäädvustust tegema ja minu arust need fotod, need on esiteks alati väga kunstilised, väga kvaliteetsed ja väga-väga meeleolukad ja et pärast seda see ootab põnevusega peale festivali, et millal need fotod tulevad, inimesed kirjutavad meile, et kas teil on juba fotod valmis ja need ongi need kõige paremad mälestused, sellised kunstiliselt kujundatud fotod, mis sa saad kas või endale, ma ei tea, välja printida, panna sinna öökapi seina peale või saata sõbrale või mida iganes. Ja ülejäänud kõik see, mida sa seal kogesid, see on sinul siin, sinu mälestustes ja see, et sul ei ole telefoni või kaamerat midagi filmimas, sa oled täielikult kohal ja salvesta kõik need mälestused, need suuremad või väiksemad hetked, need kohtumised, need laused, need sõnad, mis keegi sulle ütles ja mis sind nii palju sellel hetkel edasi aitas oma rakkudesse, et siis, kui on keeruline hetk, et siis sa tead, et see on sul olemas ja see on hoopis teise kvaliteediga, sest siis sa oled kohal selles hetkes ja sa ei saa läbi kaamera silma mitte kuhugi põgeneda. Ja vot see liidab ja see rahustab sinu närvisüsteemi ja toob sind täielikult oma kehasse kohale. Vot sellepärast me ei kasutagi kaameraid ja muidugi me ei kasuta ka kaameraid sellepärast, et sa saaksid tunda ennast täielikult turvaliselt. Et sa tead, et keegi ei filmi sind või pildista sind sellel hetkel, kui sa koged midagi võib-olla väga sügavat või sa oled väga haavatavas seisundis, et selle tõttu me tahame pakkuda teile seda privaatsust ja turvalisust meie festivalil. See loob sellise mõnusa keskkonna. Jaa, kus sa tegelikult julged veel rohkem ennast avada. Ja mis seal salata, ega see nutisõltuvus ju tuleb ju, kui see telefon sul seal juba on, et nii lihtne on nagu põgeneda, versus see, et sa võtadki see 4 päeva ja sa kogu aeg oled selline nagu elus ja aktiivne ja märkamises ja elu on hoopis teise kvaliteediga, kui me ei kao ära kuhugile. Absoluutselt, jaa.
nii, aga siis meil on rollimängud, show'd, fotograaf. Tantsida saab ka, et see ei tähenda, et meil ei oleks seda ekstaatilist tantsu. See on väga vabastav. Saab ka, et me oleme kõik need sedasi ära pakkinud ja minu meelest meie festivali üks oluline osa on see ka, et saab normaalsel ajal magama. Kuule, väga normaalsel ajal magama ei saa, sest peale kõike seda tulevad, ütleme, tantrafestivalide kõige magusamad osad, et armastuse ruumid, et võib-olla natuke avaksime seda integreerivat teemat ka, et mis asi see armastuse ruum siis meie festivalil on. Kuluaarides jutud käivad, aga räägime siis sellest nagu ametlikult ka. Ehk et armastuse ruum, tegelikult kogu õhtune programm on siis loomulikult vabatahtlik, aga see on üks ülilõbus ja tore õhtune osa. Ja see armastuse ruum on siis juhendatud selline vaba olemine, kus me julgustame inimesi uurima oma seksuaalsust. Et me ei hakka siin tegema mingit mulli, et jah, tegemist on sellise õhtuga, kus saab avastada oma seksuaalsust. Ja samal ajal on see alati juhendatud mõne väga sellise staažika õpetaja poolt. Kellel on kogemus. Kes on teinud selliseid asju ja kes on samas ka selline oma, et sellise ägeda energiaga, ehk et ta toob sinna turvalise ruumi, aga ta toob ka sellise oma särtsu sinna. Oma unikaalsuse. Just, et ta on jällegi, et nüüd sa liigud jälle, et sellest ühel õhtul tegelikult toimub nii palju, et sa lähed siis tema loodud ruumi, kus ta siis, me kunagi me ei saa öelda täpselt, mis seal toimub, sest iga õpetaja pakub siis nagu oma nägemust selles, et kuidas see õhtu võiks kulgeda. Ja alati on seal väga selgesti ära räägitud piirid ja sinu valik on siis, et millises astmes sa siis midagi kaasa teed, aga on lubatud ka lihtsalt seal ruumis olla ja vaadata, mis sinus üles see toob, kui sa koged. Vaatlejana midagi. Just. Ja mina üks hetk avastasin, et minu arvates, isegi kui me ei räägi tantrast, siis seksuaalsus on minu jaoks sama asi täiskasvuna, kui me lapsele on mäng. Ehk et seksuaalsus on nagu loominguline mäng tegelikult. Ja see, et anda see vaba ruum, kus ma saan seda nagu avastada, on ülioluline. Selle asemel, et seda nagu tabustada või seesama teema, et iha on häbiväärne ja aga kuidas ma siis saan aru iseendast, kuidas ma siis ennast tundma õpin, kui ma ütlen, et iha on kuidagi halb või enda seksuaalne väljendus on halb, sest mitte keegi ju ei väida seda, et seda, me ju ei räägiks sellest, kui see ei oleks meie osa üldse. Absoluutselt. Ja seal ongi siis, et kes on võib-olla natuke kauem olnud sellise teadliku seksuaalsusega tegelenud, siis võib-olla seal on mingid julgemad praktikad, võib-olla kes on alles algaja, siis on sellised süütumad, aga samas see ka ei tähenda, et seal üldse midagi sellist väga mingit sellist mingi väljakutsuvat toimub, et see ikkagi pigem on ka jällegi üles ehitatud sellisel turvalisel, mängulisel avastamisel just. Ja kui nüüd näiteks mõned paarid siin mõtlevad ja meie festivalil on palju paare, et vot sinna me ikka ei lähe, et kuidas me läheme siis seda seksuaalsust uurima. Et seal on ju teised ka. Ja et siis näiteks ongi hea alguses paarina kokku leppida, kas me kogeme seda kõike koos ja ta ei peagi üldse eraldi minema või kui palju, näiteks, et te teete mingid alustavad, soojendavad harjutused võib-olla teiste inimestega ja siis lähete edaspidi seda koos kogema või olete ainult koos, et see on kõik läbi räägitud, juhtnöörid antud, kui sa tuled ka paarina, nii et minu arust, kui me räägime paari suhtes, siis tegelikult see iha komponent on ka paari suhtes väga oluline ja iha ongi midagi sellist, mis on uut ja see armastuse ruumi õhtu annabki sul kogeda seda iha turvaliselt, et ihal on ka erinevaid kvaliteete, et iha võib olla selline himurlus, et ma nüüd tahan väga nagu himuralt kedagi ajan taga ja käin peale, et seda me absoluutselt seal armastuse ruumis ei paku, et meie armastuse ruum on ikkagi kantud sellisest armastuse energiast, kus iha on ühendatud armastuse puhta kvaliteediga
kus ei ole siis sellist himurat iha kvaliteeti sees. Et kui need punktid on paigas, siis meil on kõigil mõnusalt seda võimalik kogeda ja just selline mängulisus, et ka mängulisus jätkub meie armastuse ruumiõhtutes, et kogedagi seda oma seksuaalsust, seda oma iha, seda fantaasiat ja mingis mõttes seda normaliseerida, et meie ühiskonnas tahetakse see alla suruda või sellest ei räägita või see ongi nagu häbi. Et ma arvan, et see tantrafestivali armastuse ruum tahab näidata seda, et see on täiesti okei, et meil kõigil on need tunded. Et minu jaoks on see isegi see koht, et tuua seksuaalsuse ilu tagasi. Et seksuaalsus on ilus, et see on ilus, see on võimas, me ei pea seda kuidagi üle forsseerima, aga me annamegi sellele ruumi. Me nimetame selle armastuse ruumiks ja see on nagu täpselt seesama, et aga miks seda siis teha ei võiks? Et kui võib-olla on hea tuua üks eluline näide, et ma käisin Tallinnas, käis siuke etendus nagu Squirt Show ja see oli selline erootiline show, kus ma ütleks niimoodi, et ta ei olnud lihtsalt erootiline, sinna oligi seda seksuaalsust ka sisse põimitud kohati üsna julgelt ja see toimus Alexelas ja see oli puu püsti täis niimoodi, et sinna tehti teine etendus. No vot, mis see näitab? Ja mida see näitab on ka see, et kui mina seal käisin, siis võib-olla neid inimesi, keda ma tean tantrast, oli seal üllatavalt vähe. Ma olin kohe üllatunud, et mõned üksikud olid, aga mõtlesin, kus siis nüüd see tantraseltskond on. Et aga me oleme saanud olla kuidagi selles mängus ja vabalt väljenduda oma nii-öelda piiride ja sisetunde järgi, et mul ei ole sellist nagu tohutut tormi sinna. Ja siis samas ma kohtasin seal inimesi, keda ma pole ammu kohanud, kes on nii-öelda võib-olla minu sellises võib-olla mingi erialases valdkonnas, et mis ei ole seotud kuidagi seksuaalsusega. Ja ma ei pane mitte kellelegi mitte midagi pahaks, aga see näitab seda, et me tegelikult tahame kogeda seda nagu seksuaalsuse ilu. Ja mina väidan küll, et ma arvan, et väga palju inimesi tahaks seda ka rohkem väljendada. Aga just ongi see, et aga kuidas, et me oleme loonud sinna sellise nagu ümber sellele just nimelt see iha koht, et me võime rääkida seksuaalsusest kui, et minu kehas, et ma olen selline võib-olla avatud ja selline särav aga just see, et aga kuidas ma seda väljendan täiskasvununa niimoodi, et mul on endal huvitav ja samal ajal mitte keegi teine ei saa haiget ja me mängime, sest see on, minu jaoks on see mäng. Ja ka see paarisuhte näite, mis sa tõid, kui sa oled pikaaegses paarisuhtes ja keegi pakub sulle sellist õhtut, kus sa võid kahekesi oma paarilisega ilma kedagi teist isegi sinna kampa võtmata, tuua ka selle teistsuguse mängu, sest see juhendaja annab sinna selliseid ülesandeid, mis just nimelt võivad su paarilise muuta hoopis atraktiivsemaks ja põnevamaks, sest et nüüd te saate uuesti mängida võib-olla nii, nagu te suhte alguses mängisite. Tead, mis asi see on? See on tegelikult see, et te kogete koos midagi uut. Just. Või see, kui sa lähed ka üksinda, sa koged midagi uut. Ja väike närvikudi on. Ja see tegelikult täidab. Ja ma tahan veel korra tuua selle seksuaalenergia siia, sest tegelikult kui me mõtleme, mis asi on seksuaalenergia, siis seksuaalenergia on sinu eluenergia. Kui sa tahad tunda elulisust enda sees ja enda ümber, siis sa pead ühenduma oma seksuaalenergiaga ja seksuaalenergia on väga loominguline energia, väga uudne energia ja ta on nagu käivitav jõud, et sa võid selle seksuaalenergia, ma ei tea, tuua oma loomingusse, oma igapäevatöösse, näiteks kui mees on ühenduses seksuaalenergiaga, siis ta on oma väes. Ta läheb ja ma ei tea, loob uue ettevõtte ja see ettevõte on edukas või kui naine on oma seksuaalväes, siis ta tuleb ja kujundab väga ilusa kodu ja ta on töö juures suudab oma kollektiivi ühendada ja täita neid inimesi enda ümber. Et ma arvan, et see on kõige loomulikum energia, mida kasutada oma elus. Mulle jõudis siuke huvitav taipamine praegu kohale, et miks seda kardetakse, et sina räägid sellest, et kui seksuaalenergia, et kui mees on selles väes, siis naine arvab, et kui mees on oma seksuaalses väes, siis ta läheb uut partnerit otsima. Et see on see, mis me arvame, et juhtub.
aga meie mõte on nagu näidata üldse läbi selle tantrafestivali, et absoluutselt igasugune seksuaalenergiaga ühendumine on see tunne, kui mina olen oma elususes. Kui ma tunnen, et ma olen elust pakatav, no mõtle, mis sa siis teed, kui sa oled elust pakatav. Sul ei ole hirme, sa ei tee ennast väiksemaks, eks ju. Ja sa tunned just selle, minu jaoks kõige suurem selle seksuaalenergia väärtus, eluenergia, kuidas ma seda nimetan, on see, et mul on energiat ja jõudu. Ma võin ka puhata selles energias, aga see tunne, et ma olen elus, see on hindamatu. Versus selle vastand on see, et ma olen omadega läbi, ma olen kuidagi maha ennast matnud mingi enesekriitikaga, et ma näen elu kui mingit kohustuste jada, et kõik on minu õlul, et ma ei tea, mina küll nii elada ei taha. Mina ka ei taha. Ja tantra toobki selle elususe ja sellise nagu julguse seda elu kogeda. Ja sellele on ka üles ehitatud meie töötoad, mitte ainult need õhtused armastuse ruumid, et kuidas nagu maha pühkida kõike see, mida me ei ole. Ja kuidas nagu maha pühkida ka see, et mida arvatakse, et tantra siis on. Et mina, kui me lähemegi võib-olla Kristiina, me saime nüüd programmi tehtud, et me läheme, et miks me seda festivali teeme, siis ma mõtlengi, et nagu normaliseerida ka, et tantra on normaalne elu osa ja seda ei pea kuskil, ma ei tea, pimedates punase valgusega ruumides katsetama või kogema või et ma lähengi uhkelt tööle ja ma ütlen, et ma käisin tantrafestivali ja vaadake, kui vitaalne, elujõuline, särav ja nooruslik ma olen. Et kui võttagi pühkida maha need valehäbid ja need igasugused kuulujutud, mis selle tantra ümber on ja öeldagi, et tantra on andnud mulle oma väe tagasi ja kui palju on tulnud ju inimesi, ma käin Eestis nii palju, kui ma käin, inimesed tulevad, räägivad, kuidas nad tulevad oma väesse. Ja vot see ongi see üks põhjus, mis mind inspireerib seda festivali tegema, et ka ise areneda loomulikult ja kogeda midagi uut. Aga kui sa näed neid inimesi ja me üksteist nagu toetame, siis see on nagu ülim ju. Et miks me valime sellise kiratsemise ja kahtlemise ja enda väiksemaks tegemise, kui me saame valida külluse igal tasandil ja elususe igal tasandil. Ja ka elu tähistamise see, et elu on elamist väärt. Et ma just mõtlen, et minu jaoks samamoodi tantrafestival on nagu selline hetk, kus toimuvad sellised hästi ilusad ühendumised, sest et kui ma võtan maha endalt, ma ei tea, need arvamused, kes ma olen või kes ma ei tohi olla või siis ma järsku olen sellises rahus, keskmes. Ma räägin selliste imeliste inimestega nagu Bella siin, sest et minu meelest teiseks päevaks sa vaatad ringi ja kõik inimesed on ilusad. Nad on sellepärast ilusad, et minu süda on lahti. Ja kui minu sina oled rahul, just mina olen mitte et nemad on muutunud, vaid et sina oled muutunud. Et mul ei ole seda nagu rahulolematust või kuidagi, et ma pean pürgima, et kõik rahuneme maha, naudime, kõige eest on hoolt kantud, tähistame õhtul, et see on selline aktiivne minipuhkus, et sa võid seal puhata ka, sa ei pea igal pool käima, aga just see, et meie mõte on see, et me nagu täidaksime inimesi, et sa tuled täidetuna ära sealt. Jaa, aga Kristiina, kui me nüüd mõtleme, et 5 aasta ja see aasta me teeme sinuga oleme kõige rohkem selle sees kahekesi, eks ju. Et kuidas sa tunned ennast praegu? Jah, sest me oleme juba suurema osa ära loonud tegelikult, nii-öelda see back on tehtud, et tagaruumis töö on ikkagi üliintensiivselt, ma isegi ütleks intensiivselt. Tead, ma tunnen ennast sellel aastal, huvitav öelda, aga palju lõdvestunumana. Et eks see on see, et kui sa teed midagi väiksema seltskonnaga, siis asjad lähevad nagu natuke kiiremini, sest lihtsalt see tehniline pool on juba. Aga ma ise ka tegelikult, kui me hakkasime seda tegema, võib-olla see on isegi olulisem, siis mul oli nagu väike see hirm natukene, et kuidas me nüüd kahekesi, siis et ennem olid nagu 2 meest ka, et äkki, kas me oskame neid tehnilisi asju läbi mõelda ja äkki on ühte ja teistpidi. Aga võib-olla see sinuga koos korraldamine ja see, et 2 naist on mind ka rohkem oma väesse toonud.
et ma vaatan endale otsa ja vaatan, et siin seisab nagu palju sellisem tasakaalukam naine, kui ma võib-olla arvasin. Et see on nii äge, see on jälle mingi võimalus iseennast kogeda uut moodi. Jaa, ma täiesti samastun sinuga selles mõttes, et ma olen aru saanud ka seda, et areng toimub siis, kui me natuke ületame neid mugavustsoone, eks ju, astume nagu sellesse tundmatusse. Ja ma olen aru saanud, tegelikult mulle meeldib see, et see annab sellise nagu, ta toobki selle elususe minu kehasse. Ja, et see ei ole polsterdatud nagu, et muidu me muutume mugavaks ja laisaks ja kui me oleme sellises mugavas kohas, ega tegelikult me ei arene. Ja me ei ole õnnelikud, sest see on nagu selles väikses tiigis olek, kus see vesi läheb kogu aeg juba läppama, sest tegelikult sa oled ammu nagu võib-olla palju nagu lahedam ja vaba inimene, aga sul on vaja seda olustikku, kus sa aru saaksid, et ma olen selline ka, jah. Ja mul on ka hea tunne ja ma tunnen ka, et ma olen nagu, mul on aega isegi rohkem tegeleda teiste asjadega ja see annabki selle tasakaalu, et hästi mõnus, rahulik tunne on ja selline ootusärevus on ka, et meil on ju päris vähe koha peal peab ka olema veel, et ega seal on ka. See ei lõppe ju ära, kui see festival algab, et siis see festival mingis mõttes algab. Et selline, et meil on ka väike närvikõdi, et kui teie arvate, et te tulete esimest korda tantrafestivalit on närvikõdi, siis ega meil on ka närvikõdi, aga see on mõnus. See on üks osa selles elus olemisest, et sul on nagu siuke väike sõts on selline väike adrenaliin on nagu üleval, et see on ju mõnus tegelikult, et me ei pea kartma seda. Ja just see ka, et seda ma olen küll õppinud, et mingis kohas ma lasen nagu lahti ja usaldan. Et kui me läheme nagu sellesse kohta, kus ma tahan nagu kõike kontrollida, kõike teada, siis ma ei saagi seda nautida, aga võib-olla ma olen natuke egoistlik või isekas, et ma tahan ka nautida seda. Ja siis ma nagu lasengi sellel kõigel mõnusalt voolata, sest meil on ju imeline tiim ka. Ma just tahtsin öelda, et siinkohal me saadame armastavad tervitused meie tiimile ja tiimijuhtidele, sest ja meie projektijuhile. Sest me ei ole kahekesi. Ja me saamegi ennast tunda nii hästi, sest et me usaldame seda oma kogukonda. Ja see on kasvanud selle 5 aastaga selliseks nii kokku ja mõnusaks juba, et nagu täiesti usaldus on ka nende inimeste osas ja mul on hea meel, et meil tuleb ka uusi inimesi, et see toobki seda uut nägemust ja uut energiat ja siis mõned on sellised vanad tegijad ja olijad, need tugisambad, kellele need nooremad saavad siis toetuda. Et selline pidev, nii nagu elus on, me kogu aeg muutume ja arenema, nii tegelikult ka Eesti tantrafestival pidevalt muutub ja areneb. Ja võib-olla siin kohal on hea tuua korraga numbrid, et tantrafestivalil, kui me teeme tagasiside küsitlust, siis see ei ole muutunud. Ma ei tea, kust meil need uued kogu aeg tulevad, aga 50% kuskil külastajatest ütleb, et nad ei ole varem tantraga tegelenud. Ehk meil tuleb 5 aastat, tuleb meil järjest uusi inimesi peale, et ei pea kartma seda, et sa pole varem olnud, et meil on korraks vahepõikena, et töötoad on meil on kirjas programmis algajatele, paarile, edasijõudnule, ehk sa tead, kuhu sa lähed. Ja siis meil on paaridele töötoad, kuhu võivad ka minna inimesed, kes ei ole võib-olla paar, aga sa leiad endale toreda kaaslase. Aga festival ei ole kindlasti ainult paaridele, et 50% festivali tulijatest tuleb sinna koos oma sõbraga või täitsa üksinda. Ja, et igat pidi on võimalik tulla ja eelnevat kogemust absoluutselt ei ole vaja. Ja võib-olla, kui sa korra põikasid sinna festivali juurde tagasi, siis ma tooksin välja ka meie hingehoidjad. Et meil on olemas inimesed, kes ongi olemas osalejate jaoks sellepärast, et kui sul mingi sellised teemad või emotsioonid üles kerkivad või sa vajad kellegi toetust või sa üldse tuledki esimest korda ja nagu ei saa aru, mida sa üldse pead seal festivalil tegema või kuidas sa pead käituma, et sul on olemas inimene, kellega sa saad jagada, kes sind kuulab ära, kes on sinu jaoks olemas, kes võib-olla kogu festivali aja on sul olemas ja tuleb, ütleb, no kuidas sul läheb ja lähebki edasi, et sa tead, et sul on selline hingekene seal kuskil või inglikene sinu selja taga olemas, kes sind toetab
et meie jaoks on oluline ka turvalisus ja et need töötoad on sellised, kus tulevadki emotsioonid ja tunded ja ka traumad mõnikord ülesse, et siis meil on olemas festivalil inimesed, üks meesterahvas, üks naisterahvas, kes teid toetavad ja hoiavad kogu festivali aja. Ja meil on olemas ka eraldi jututoad paaridele, et kui sa tuled ka paarina festivalile, siis see ongi paras julgustükk, et kuidas siis selles navigeerida. Võib-olla kui sa tuled esimest korda, et meil on sellel aastal ka jututuba või vestlusring paaridele, kus nad saavadki oma hirme või ebakindlusi või oma kahtlusi või rõõme võib ka jagada või et uusi olukordi, et kuidas neid lahendada, et siis on olemas ka selline juturing, kus sa saad seda koos teiste paaridega teha ja sellised nagu ühtsed tunnet ja uusi paare ka kohata ja siis võib-olla kogu festivali aja teineteist toetada. Ja vallalistele on tutvumisõhtud. Ja meil on tulemas kiirteite. Nii et keegi ei jää üksi, te olete kõik hoitud ja olete kõik oodatud meie festivalile. Kas meil on, Kristiina, veel midagi, mis me tahaksime? Ma arvan, et me nüüd siinkohal rohkem ei jutusta ega ei avalda, et nüüd on küll see koht, kus ma usun, et me lõime sellise taustainfo, kus te julgete tulla. Aga kui on veel küsimusi, siis kirjutage festival@tantrafest.ee näiteks, et meil oleme täitsa olemas ka festivali väliselt, et võib küsida. Ja kindlasti tasub minna Facebooki liituda Learn to be grupiga ja kodulehelt sa saad liituda ka uudiskirjaga, et me väga-väga soovitame seda teha, sest kõige värskemad uudised on meil uudiskirjas ja sellel aastal me oleme eriti tähelepanu pööranud sellisele eelinfole, et kuidas siis ennast tantrafestivaliks ette valmistada, mis asi üldse tantra on. Kristiina koostab meil imelisi artikleid siin, meil on intervjuud õpetajatega, plaanime teha intervjuusi osalejatega ning sellist eelinfot on enne festivali juba nii palju, et mine leia meie kodulehelt uudiskirja linke. Tantrafest.ee on meie koduleht ja sealt siis juba jõuad ka festivalini, siis seal saab ka pileti osta juba. Ja nii, et loodame kohata kõiki vanu armsaid sõpru, uusi tulijaid, kes veel on mõelnud, kas tulla või mitte tulla. Me loodame, et sa said siit piisavalt infot ja mõtteid ja teha see otsus ja tõesti tulla oma väesse ja kogeda seda elu ja leida uusi sõpru ja tuttavaid Eesti Tantrafestivalilt. Ja oled südamest oodatud. Ja aitäh, Kristiina, ka sulle. Tore oli sinuga vestelda. Olgu, näeme siis festivalil. Kohtumiseni festivalil.